Tervist! Minu jutt on natuke igavam kui see eelmine ilmselgelt, sest ma tahan teile natuke rääkida TTJA infosüsteemist, kuna selle vastu tundub, et on väike huvi, mis on väga tore, ja siis paar lehte on mul ka möödunud siis Maailma raadiokonverentsist. Minu enda raadioamatööri karjäär lõppes kutsungiga UR2 083-157. Need olid siis kunagi need SVL kutsungid ja seda rõõmu sain ma nautida siis pioneeride palees, siis August Pärna käe all. Nii et väike kogemus on mul olemas. Aga nüüd siis teema juurde, siis TTJA infosüsteem, ehk siis esimene palve kõikidele, et palun logige ennast sinna sisse ID-kaardiga, kes seda kasutada tahab, ja palun vaadake üle oma kontaktandmed. Ehk siis sellel Ehk siis, kui te meie selle akna avate, seal sisse logite ennast ID-kaardiga, siis te näete siin vasakul pool sellist musta põhilist menüüd ja siin on siis isik ja kontaktandmed, mis oleks siis tore üle vaadata ja eelkõige Uli Valdaru, kes meil raadioamatööridega tegeleb, siis palus üle vaadata just eelkõige aadressi, et siis me teame, kuhu saata siis teile selle raadioamatööri loa, kui seda vaja on. Ja siis teine asi, mis siin on volitused, kuna see süsteem on meil selline suur ja hõlmab kõiki TTJA valdkondi, raadioamatöörid lube, kõiki sidelube ja ka igasuguseid muid, ma ei tea, surveseadmeid ja mida kõike. Ehk siis peale selles süsteemis siis saab ka teid volitada igasuguseid asju tegema, ehk siis kui teil on näiteks, ma ei tea, kuna te olete raadioamatöörid, siis võib-olla töö juures pannakse teid ka raadioseadmete eest vastutama ja te peate siis ka mingi firma lubasid tegema, siis tegelikult siit te näete ka seda, et siis kes on teid, tähendab, siin te näete seda, keda teie olete volitanud enda nimel midagi tegema. Ja siis siin üleval, siin see RIP-menüü, mis on siin paremal pool, siin te näete tegelikult seda, et kui teid on volitatud mingisuguse teise firma eest näiteks midagi tegema. Ehk siis, kui praegu ma olen siin Arvo Rammusena siin sees, see on siis minu isiklik, see on küll demoversioon siin, kui ma siin valiksin siis nüüd praegu Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse näiteks, siis demosüsteemis on mulle tehtud sinna siis volitused, siis päris süsteemis, siis ma saaksin tegelikult siis nende eest siis ka siis lubasid taotleda ja kõike muid sihukest asju teha. Ehk siis palun vaadake sinna sisse, parandage oma load, oma siis isikuandmed ära, kui see vajalik on, ja siis võib hakata vaikselt seal juba tegelema asjadega. Me loomulikult võtame vastu igat moodi kodanike pöördumisi, nii kirjalike kui e-mailiga, aga me väga soovitaksime kasutada seda infosüsteemi, sest see kergendab natukene meie elu kui ka teie elu ja vähendab meie jalajälge, sest et kui teie esitate muus keskkonnas taotlus, meie toksime selle sinna, kui te selle kohe teete, siis jääb natukene elektrit vähem kulutatuks. Ja nüüd siis, kui siis siia sisse minna infosüsteemi, siis on meil siin niisugune koht nagu load ja siit see nimekiri on päris pikk, aga seal on siis üks koht, mis on sideluba, siis avaneb seal siis aken siis nende lubadega, mis on teie nimel või millele on teil volitused antud. Ehk siis luba, loaliik, mis ta staatus on, selle loa ma tunnistasin ise kehtetuks, sellepärast ta on sellises seisus, kehtivad load on väljastatud staatuses. Ja siis selle lingi peal klikkides siis
peaks avanema siis see luba ise. Ja peale selle on siin ka veel taotlused, ehk siis kui te esitate siin taotlused, siis siin näete analoogset akent siis nende taotlustega, mis te olete esitanud ja mis siis ei ole veel menetlusse võetud. Kui taotlus läheb menetlusse ja luba väljastatakse, siis taotluse alt kaob ta ära, siis tekib teile siia siis sideluba. Nii. Ja mis siis selle kiire nagu jutu jätkuks veel tahaks rääkida, on see, et lubade eest te saate selle infosüsteemis siis kahte moodi maksta. Seal on olemas pangalink kõikidele nendele pankadele, kes siis riigilõivusid vastu võtavad. Saate kohe seal ära maksta või teine variant on see, et te võite ka endale tellida riigilõivu teatise ja siis maksta siis panga kaudu, mis siis võtab natukene kauem aega, see jõuab siis lõpuks läbi meie raamatupidamise siis meie menetlejani. Siis edasi muud raadioamatööride load. Me oleme praegu teinud selle süsteemi niimoodi, et taotleb eraisik ehk siis järelevaataja ja sinna saab siis juurde kirjutada siis selle loa omaniku, sest osa neid, kas majakaid või mida on, eks ole, on liidu nimel, eks ole. Mõned on, jah. Aga me tegime selle... Erinevalt on, midagi on ühingu nimel, midagi on siis... Just. Me tegime selle sellepärast, et kuna see süsteem eeldab seda, et kliendid kõik on kuskil kirjas, ehk siis ettevõtted peavad olema äriregistris, eraisikutel peab olema isikukood, aga osa siis klubisid, kuna klubi ei pea olema, eks ole, registreeritud kuskil, siis osad on ilma registreerimata ja siis me ei saaks kuidagimoodi neid asju ja süsteemi panna. Ja siis me tegime selle praegu läbi siis selle järelevaataja, kes alati peab olema ja siis tema siis täidab need väljad ja siis esitab taotluse. No ainukene teema on muidugi siis see, et siis temale me saadame siis ka selle riigilõivu teatise, eks ole. Ja aga siis ehk saate siis hakkama niimoodi, et klatite omavahel siis klubiga, kui see on klubijaam näiteks. Et niisugune see süsteem on, kui selline süsteem on okei, siis me seda ei muuda, me põhimõtteliselt midagi leiutama hakata, aga see on suhteliselt nagu valuline meil. Ja siin ongi siis see teema, et siis suhtlemine meil selle registri kaudu käib siis tegelikult selle järelevaataja kaudu, nendel lubadel siis tavaliselt siis menetleja, kui ta teab, Ulvi teab, eks ole, ta tavaliselt suhtleb ka otse, eks ole, kui mingisugused muresid on. Aga põhimõtteliselt nagu süsteem siis saadab kõiki teavitusi siis sellele järelevaatajale. Ja mis siis, mis ma ütlesin, et praegu on see asi niimoodi, meie süsteem on nüüd aasta otsa käimas olnud, siiamaani me parandame vigasid ja siiamaani me seda arendame. Ei ole just kõige parem edulugu selle infosüsteemi käimasaamisega, aga elu nagu elu on. Ja siis üks asi veel, et mis vajab võib-olla tähelepanu on see, et arvuti peal mõnikord menetlejatel on küll olnud probleeme, meil on siin, tähendab see ekraan nüüd, kui te seda luba ennast näete, näeb siis selline välja ja siin on üleval on siis need tegevused, mis te teha saate selle loaga. Ja siin on nüüd see menüü siis, aga meil endal mõnikord on niimoodi, et see must rida on oluliselt pikem ja ta jääb tegelikult siia ekraani taha niimoodi, et see tegelikult mõnda asja isegi ei näe. Ehk siis väga hea oleks nagu see ekraan siis niimoodi laiaks tõmmata, et näha, et siit enam ühtegi kasti juurde ei tule. Ma ei tea, kuidas see sõltub natuke ekraani resolutsioonist ja kuidas see nüüd siin siis kliendi vaates, kui palju neid nuppe siin on erinevates seisudes, ma seda päris täpselt ei tea. Ja see on siis see kitsas pilt siin, et siin siis ta topib selle vasakpoolse musta menüü siis siia üles, vasakule üles. Ehk siis ekraan lenitage laiaks, siis te näete kõike, mida siis teha saab. Ehk siis
siia siis nüüd nuppudele vajutades siis saate pikendada, kui te ei taha enam, et see luba teil seal ripuks, siis te saate selle ise ka kehtetuks tunnistada. Kas juba aegunud luba saab pikendada? Aegunud luba saab pikendada üks aasta. Siis peaks olema siin see ennistaja pikenda nupp, ühesõnaga on sel juhul. Et muidu on pikenda, aga siis, kui ta on aegunud staatuses, siis peaks tekkima siia üks nupp juurde, ennistaja pikenda, see tähendab siis seda, et juriidilises keeles me ennistame pikendamise tähtaja ja siis pikendame loa. No seda saab teha, jah. Praegust mobiilis näitab ainult tunnista kehtestuks, siis viimane mustlaate see võib, amatöörilubasid me ei muuda, need väljastame alati uued ja see on teil järelikult niisugune luba, mida veel pikendada ei saa, mis on nii pikk, et ühesõnaga seal on see pikendamise taotlemise aeg on nagu seatav, ehk siis praegu siis võib niimoodi öelda, et teie loaga on kõik korras, te ei pea mitte midagi tegema, ainuke asi, mis te võite ta siis ära lõpetada. Jah, ma ei tea, kui pikk, ma arvan, et see on võib-olla pool aastat on, mis see pikendamise tähtaeg. Ei, jah, kehtivus, jah, aga just nimelt see aeg, et millal te saate pikendada, et see aeg on, minu arust vist meil oli vist, või 3 kuud või mis iganes. Veel üks küsimus. Diplomeeritud infosüsteemide analüütikuna küsiks niimoodi. Teatavasti mehi on piiratud kogus, kutsungisi on rohkem. Ja üks erijuhtum on see, et mehel on siin, eks ole, mehel on seal, mul on endal ka olnud ES1, ES2 korraga, nii edasi. Kuidas te need asjad lahendate? Kas see süsteem näitab neid korrektselt? Kas on nii, et ma teen kõigepealt ära oma isiku ja siis ma teen sinna kõik ES1-st kuni ES8-ni kõik järjest omal suvilad? Muudku maksan suvilad ja eest ja kas te töötlete seda juhtumit? Kui teil on 2 kutsungit, siis minu loogika ütleb seda, et peaks olema 2 luba. Jah, ongi. Maksma pead igal juhul, see on selge. Jah. Lihtsam on see, Tähendab, siis te näete sellel, siin te peaksite siis nägema mitut amatöörijaama luba selles tabelis siin. No meil oli see teema vahepeal üleval, eks ole, et see ei ole probleem, kui on kutsung, teil see andmebaasi üks ülesehitus on minu arust see, et jookseb see tagumised, need mitu tähta iganes on ju, ja numbrid võivad olla erinevad, on ju, no ees on nagunii ees. Et nüüd on küsimus oli pigem selles, et kui on mõnel isikul on korraga nagu mitu sellist kutsungit, et ütleme, et on tal kehtib üks 3-täheline kutsung ja samast ka üks 2-täheline kutsung. Et siis läheb nagu asi nagu jamaks, et aga ma ei tea, kas selle andmebaasi mõttes ta läheb probleemseks või ei lähe, seda ma ei tea. Ei, meil ongi see tegelikult see väike probleem, jah, ja kuna meil see meil see asja arendus võiks kõne alla tulla võib-olla järgmine, tähendab teisel poolaastal, siis praegu me jätsime selle praegu seisma. Aga ma arvan, et me siis räägime ja arutame seda, kuidas seda teha. Meil väike probleem seal on sellega, jah, et kui on 2 erineva staatusega luba seal, ma nüüd praegu ei ütlegi, milles seal see mure oli, aga see ei ole midagi väga hullu. Selge. Ja üks kiire küsimus veel selle kohta. Pärast ma näitan teile, kus meie enda veebis on see koht, kus sellele lingile saab minna, et see on ka teatud kohal olemas ilusti, et ei pea otsima kuskilt guugeldades. Küsimus, kas see toimib, niimoodi saab teha ainult nii-öelda pikendust või saab ka teha, ütleme, et kui isik värskelt tegi oma kvalifikatsiooni eksami, saab ta sellega kaudu ka esitada loa esmataotlust? Ja loomulikult, jah. Siis põhimõtteliselt ta läheb siia, logib sisse, läheb siia taotlusesse, siis ta tekib mingisugune sihukene rippmenüü, kus ta saab tegelikult valida kõikvõimalikke laevalubasid, lingilubasid ja siis ka raadioamatööri luba. Alguses ta näeb ainult ühte, juhul kui ta saab endale kunagi loa A ja B kategooria, siis ta näeb ka tegelikult kõiki neid teisi lubasid, mida ta siis järelevaatajana saab taotleda.
nii et ka uued load saab kõik siin jah ka taotleda. Okei, aga kui ma ei olegi veel üldse isikuna nagu kirjas, eks ole, et ma alles tegin TTJA baas, ei tea minust mitte midagi, ma olen täitsa nagu uus, et kas lihtsalt ID-kaardiga sisse logimisel isiku niisugune on, teil on kõik Eesti Vabariigi isikud, kelle isikukood on, selle kaudu on võimalik baasi tulla sisse või? Jah, ID-kaardiga saab sisse logida, esimene asi ongi ise logite sisse, te näete seda mingisugust ekraani, te mitte midagi muud ei näe, eks ole. Te saate põhimõtteliselt taotleda juba asju ja siis ta tegelikult hakkab ka kisama, kui teil siin esimesena sisse logides, kui teil need andmed on puudu, siis ta hakkab tegelikult veel karjuma peale see kõige muu. Aga põhimõtteliselt kõike on ID-kaart, saavad sinna sisse logida ja teha kõiki tegevusi, nagu ma ütlesin, nii muude sageduslubadega, kui te võite ka siin oma gaasipaigaldis ja surveseadmeid või mis iganes teil tarvis on neid näha seal ühesõnaga. Peaks olema küll, jah, kõik, mis Euroopas kehtib, kõik töötab. Jaa, Martin, teiega saab täitsa sisse, just proovisin. Aga kui me siin juba teema juurde läksime, siis ma just sirestasin oma aadressis, oli väike seiklus. See aadressi otsing nõudis vähemalt 5 tähemärki. Minu talunimes on 4. Ma pidin lõpuks küla järgi otsima, et saaks üldse oma aadressi sisse panna. Aha, aga see on muide väga hea point. Tegelikult on meil ka mingisugune mäo olemas ju tegelikult. Ja teine asi oli see, et ma sain aadressi arvutis sirestada, et mu telefoni brauseris üldse ei tööta. Oot selle kohta ma ei oska midagi öelda, aga selle juurde, kui on mured, selle juurde me jõuame, mul on selle kohta ka pilt olemas. Aga kui te panete ainult küla, siis teil ei ole ka veel tänavanumbrit, eks ole, jah. Aga sa lõpuks panin küla ja siis sain taludega ette sain oma taludega. Nii, ja nüüd siis jõuamegi siis probleemide juurde. Kuna meie süsteem on siiamaani arenduses ja parandamises ja töös kogu aeg, siis siia on mõningad teavitused. Kui te seda näete, siis andke meile kindlasti teada, see on midagi väga paha, mis tahab parandamist saada. Mõnikord viskab ta mingeid selliseid asju, ma olen näinud, ja mõnikord on niisugused ootamatud vead. Need ootamatud vead on niisugused asjad, mis ilmselt peaksid mõne aja pärast mööduma, võib-olla tehakse mingit hooldust või mida iganes, ei tea, ühesõnaga praktika näitab, et tegelikult see asi ei kordu. Süsteemi error üldiselt kipub alati korduma ja siis palun andke meile sellest teada, et siis on kuskil midagi katki läinud. Ja mis puudutab seda, siis see on ka jällegi mingisugune lühis kuskil, logige välja, proovige uuesti. Süsteem on mõnikord natukene kapriisne. Ja siis süsteemi akna all tulevad teile mõnikord sellised punasest lausa muud teated, see tähendab tegelikult seda, et mõned kohustuslikud väljad on teil taotluse peal täitmata. Süsteem näitab algaegult rohelisi positiivseid teavitusi teile, aga punasel taustal on siis mingisugused asjad, mis on natukene, mis vajavad parandamist. Kuidas saab kontakteeruda süsteemi administraatoriga? Süsteemi administraatoriga otseselt meil niisugust inimest tegelikult otseselt ei ole, siin kontaktid ongi nüüd niimoodi, järgmine slaid täpselt teie küsimuse peale. Tähendab, jah, meil on omad seal rutiinid, kuna see süsteem on niisugune, nagu ta on, et me saadame selle asja ise edasi. Ehk siis teavituste koha pealt, siis meil on niisugune aadress nagu sideloa TTJA.ee, mis siis puudutab üldiselt kõiki sidelubasid, see läheb kõikidele meie menetlejatele ja siis nemad siis tavaliselt siis valivad, siis, mis nende teema on. Siin on alati see küsimus, et jagatud vastutus ongi jagatud vastutus ja mõni asi võib-olla jääb siis kaob ära. Ulvi kontakt on ilusti meie koduka vastasrubriigis, nii et Ulvi on nii-öelda meie valdkonnaga tegeleja, nii et Ulvi poole võib alati pöörduda. Just, ehk siis teine variant on siis kontaktisik, ehk siis teie puhul on see siis Ulvi Aldaru. Kui te oma loa lahti teete, siis koondvaates on kõikidel lubadel ka tegelikult see vastutaja nimi siin olemas. Teistel lubade liikidel on see nimi arvatavasti teine. Ja minu aadress, võite minu poole ka pöörduda, kui mingisuguseid muid muresid on. Ütleme siis niimoodi, et mina siis võin ka süsteemi administraatorile sedastada kõik need vaad asjad. Meil nagu otsekontakti süsteemi administraatoriga ei ole.
nii. Ja see, jah. Kas süsteem töötab kõikide brauseritega või on mingisugused erandid ka olemas? Chrome'i ja Edge'iga minul ei ole mingit probleeme olnud. Ma teiste kohta ei oska nagu öelda. Isegi ID-kaardiga sisse logimisel näiteks Bravega tavaliselt sisse ei saa? Jah, see tähendab, saatke selle kohta info, et ma arvan, et seal on võib-olla mingi turvalisuse kaalutusel, mingid piirangud mingisugustel brauseritel, ma ei oska seda nagu praegu öelda, et see IT-maailm on nagu ühelt poolt väga, väga lai ja siis kuskil pannakse mingisugused piirangud jälle ette, et eks vaatame. Aga andke teada probleemid. Ja põhiline palve ongi see, et kui on mure, siis andke sellest teada. Meie inimesed, mõned on juba selle süsteemiga niimoodi, et mis ma enam ikka räägin, et niikuinii midagi ei juhtu, aga siis tõesti midagi ei juhtu. Jah. Jah. Süsteem saadab 2 teavitust teile põhimõtteliselt, peaks olema 3 kuud enne lõppu ja siis mingi nädal aega enne lõppu või midagi niisugust peaks tulema teile e-postile teavitus, kui te olete oma e-posti sinna kontaktandmetesse sisestanud. Ja vanasti seda nagu ei olnud, meil oli see üks oma rakendus oli, kus sai kirja panna, aga nüüd tänu sellele süsteemile, see on tõesti hea moment, et tõenäoliselt aegunud lubade probleemi lahendaks see teavitus nagu oluliselt, et meil ikka kuskil sahtlis jääb luba hapuks minema üsna sagedasti. Ja siis, kui te arvate, et see võiks natuke pikem olla, see on loakaupa meil tegelikult muudetud, me oleme praegu pannud 3 kuud ja vist 1 nädal need 2 teavitust, niimoodi peaks piisama, eks ole. Ja see olekski nagu sellest infosüsteemist praegu lühidalt kõik, kui me võime teha mingisuguse Teamsi kunagi, seda nendele inimeste näiteks tahavad võib-olla rohkem teisi lubasid ka vaadata, ma ei tea, eks me võime sel teemal suhelda kunagi niimoodi. Jah, miks mitte, jah. Sest see raadioamatööride osa on suhteliselt lihtne, aga seal edasi läheb see asi natukene keerulisemaks. Aga jah, aga vaatame selle WRC-ga üle. Jah. WRC läheb kiiresti. Seekord ühtegi päevakorrapunkti raadioamatööride osas ei olnud, ühtegi sagedussaadele juurde ei antud. Ainukene üks probleem oli siis raadiohäired siis satelliitnavigatsioonile, mis oli selline natukene huvitav teema selles mõttes, et ega neid häireteateid väga palju ei olnud, aga neid oli ja probleem oli siis selles, et kuna siis Euroopa oli väga mures, kuna üks Euroopa navigatsioonisüsteem ka oli häiritud, siis prantslased võtsid selle endale südameasjaks. Tulemuseks oli siis see, et raadioeeskirja siis selle sagedusala alla siis mõeldi välja üks uus allmärkus, mis siis puudutab selle sagedusala kasutamist, kus siis viidatakse sellele, et tuleks seda kasutada siis vastavalt sellele siis soovitusele. Ma arvan, et siin lähinädalatel me saadame teile ka selle soovituse ja siis need tulemused, me praegu pakime kokku seda WRC tulemusi siin niimoodi. Ehk siis te arvates teate, et see raadioamatöörid on seal sekundaarsel alusel, nad ei tohi teistele häireid tekitada ja peavad kõikide teiste häired ära kannatama. Ehk siis tegelikult ei peaks nagu probleemi olema, aga siis otsustati ikkagi, et tehakse see soovitus, seal on mõningad tehnilisi parameetreid, mida jälgides siis arvates neid asju, mis seal üleval ringi tiirutavad, probleemi ei peaks tekkima. Et niisugune dokument siis mõeldi välja. Ja muudest asjadest siis. Ma lihtsalt tõin siin välja, et see oli asi, mis meid väga huvitas, aga siis lisaks sellele oli seal ka väga huvitavaid teemasid. Et me oleme jõudnud siin lennukitesse, mis enam ei ole lennukid, aga on rohkem juba kosmoseraketid. Siis hakatakse juba satelliitide vahel sidet siis siin reguleerima. Üks huvitav asi on siis see, et VHF sagedused siis lähevad nüüd satelliitide peale. Probleem oli siin selle
4 aastat, 5 aastat tagasi, kui üks lennuk ookeani kukkus ja teda ei leitudki, ehk siis tornisidet enam ei olnud, aga nüüd siis see torniside läheb kõikidel, ka nendel, mis üle ookeani lendavad, on see torniside olemas siis, ma ei tea, siis lähima torniga või kuidas see kokku lepitakse. Ja siis on HIPS, on siis High Altitude IMT Base Station, ehk siis drooni peal raadiosaatjad, UAV, satelliitside ja siis ühest asjast me saime lahti, me saime sellest Leap Secondi teemast lahti. Ehk siis probleem on selles, et ITU teatab täpset aega ja siis ta hakkas, ja ta samamoodi annab teada siis ka seda, et kui maa pöörleb, et siis pöörlemise kiirus muutub, siis võtame 1 sekundi maha või paneme juurde. Et see teema on nüüd siis mõõtude ja kaalude büroo teha ja mingisugune 30 aasta pärast võib-olla kuskile jõutakse. Ja ongi kõik minult. Väga super, aitäh Arvole. Ma korraks lähen internetti, ma näitan selle ühe koha. Okei. Seoses selle ühe kohaga, mis nagu välja jättes amatöörina, miks ta nii suur peab olema? Seda ei saaks teha nagu autojuhiloa suuruseks, ta mõnusti rahakotti ära. Krediitkaardi suuruseks. Oota, aga ta on ju? Ei, ta on natuke suurem. Ta on natuke suurem ja põhjus on seal tegelikult põhiliselt selles, et seal on Euroopa, ma arvan, see on mingi Euroopa nagu kokkulepe, et 3 keeles peab olema seal mingisugune tekst ja ta on nagu praegu väga väike ja me oleme ta praegu siis teinud, tähendab sinna füüsiliselt ei oleks ta nagu ära mahtunud. Et see on nagu see põhjus, miks ta selles formaadis on. Aga kuigi me lähme kõik elektroonseks ja kaotame pabereid ära, praegu meie vähemalt oleme küll sellel seisukohal, et raadioamatööride see luba selles käeshoitavas formaadis võiks säilida ja me püüame seda ka edasi nagu siis garanteerida. Võiks jah, olen nõus jah. Nii, väga hea, aitäh.